teen siis teile videot Hispaaniast, kuhu ma saabusin eile. Ja minu nimi on Anastasia Kaldasova ja tahan teile natukene rääkida täna minu kursusest ja üldse elust ja sellest, kes ma siis tegelikult olen ja mida ma pakun. Ja kõigile, kes jõuavad minu videot lõpuni vaadata, ma annan erikoodi, millega te saate linki minu salajasele müügile, kus ma müün oma kursust kõige parema hinnaga, Taro kursust. Ehk siis see on unikaalne kursus ja sellist hinda ei saa enam mitte keegi. Mitte eelmüügist, mitte tavamüügist ja võimalik, et mitte kunagi hiljem elus. Et see on esimene ja viimane kord, kus ma teen sellist pakkumist. Ja need, kes jõuavad ära vaadata lõpuni ja saavad siis seda koodi, nad saavad ligipääsu siis sellele salajasele müügile. Ja täna ma siis olen Hispaanias, Malagas ja tulin siia puhkama, laadima ennast kursuse alguseks, et oleksin valmis teile nii vaimselt, psühholoogiliselt kui ka füüsiliselt edasi andma neid teadmisi, mis ma olen kogunud aastate jooksul, aastasadade jooksul ja aastatuhandete jooksul. Ja te küsite, et siin minu ees istub nii noor tüdruk, et mis mõttes aastatuhandete jooksul kogutud teadmised. Et seletan teile lahti täpsemalt, kes ma siis olen ja miks ma sellist juttu räägin aastatuhandetest. Ja Hispaanias olen selleks, et taastuda füüsiliselt ja koguda nagu seda ressurssi kehasse, sest mu keha vajab päikest. Ja selleks, et olla ressursis täis loetud, ma vajan seda päikest ja ainuke koht, kus ma seda saan praegu on Eestist väljaspool Lõuna-Euroopas, antud hetkel Malagas. Alustame siis sellest, kes ma olen ja kust ma tulen kaugemast ajast. Et minu hing, minu teadvus ei ole pärit sellelt planeedilt. Et ma olen siia tulnud kaugelt, kosmosest, ma olen tulnukas ja selliseid hingetüüpe nagu mina, tähehingesid nimetatakse rändajateks. Rändajad või reisijad, traveler, putešestveniki, sest meie oleme valinud rännata ja kogeda erinevaid tsivilisatsioone selleks, et oma arengut täiendada ja uusi oskusi saada. Ja me ei ole peatunud ühel tsivilisatsioonil, vaid isiklikult mina olen käinud väga paljudes erinevates tsivilisatsioonides. Ja natuke räägin teile, kus ma siis olen käinud ja kes ma olen olnud. Kõige kaugem mälestus, mis mul on universumi 10. tase, kus ma olin kehastuses, sellises kehastuses, kus mul ei olnud keha, ehk siis ma olin puhas hing ja see oli selline hingede kogum või kogukond, kus ei olnud ei raha, ei olnud majandust, see kõik on siin planeedil inimeste poolt välja mõeldud süsteem. Seal oli täielik vabadus, täielik hinged omavahel suhtlesid telepaatia teel, otseühenduses. Ehk siis sa pöördud hinge poole ja kohe hing teeb ennast lahti täielikult, et sa saad näha kõike temas, kõike tema mõtteid, kõiki tema mälestusi, kõiki tema kehastusi. Mitte ükski hinge nurgake või mõte ei jää sulle salajaseks ja see on täielik 100% usaldus hingede vahel. Ja suhtlus toimub niimoodi sekundite näol telepaatiliselt. Ja selline see ühiskond ongi. Ja energiat saab ühest puust, nagu avataris sa lähed sinna külge
ja avataris olid sabad, aga tolles ruumis me ühendusime otse oma hingega, sest meil ei olnud kehasid, selle puu külge ja saime sealt energiat, puhast universumi andkallika energiat. Ja kui sul oli midagi vaja, sa läksid sinna, kus asus teatud tüüp hingesid, mis tegid antud tööd või tegid seda figuratsiooni ja sa said sealt seda, mis sul on vaja, ilma midagi vastu andmata. Täielikult usaldusväärne, ma ei tea, kogukond, ühiskond, hingekond. Ja sellest maailmast see mälestus tuli mul ühes regressiivse hüpnoosi rännakust, kus me töötlesime sellise programmiga, et maailma ei saa usaldada ja maailm on ohtlik. Ning ta viis mind kohta, kus ma tundsin viimati 100%, et ma saan maailma usaldada. Ja ma arvan, et minu hüpnotisöör oli päris üllatunud sellest, mida ma oma hüpnoosis siis lõpuks nägin. Et see viis teda võib-olla segadusse. Minu jaoks see oli ka päris huvitav kogemus ja alguses ma ei saanudki muidugi aru, et see on mälestus. Ma arvasingi, et minu teadvus on seda välja mõelnud, aga see tunne oli väga reaalne. Niimoodi ma siis sain teada, et ma käisin ja elasin sellises hingekogukonnas. Järgmine, mis ma mäletan, kus ma olen elanud, see on 6. tihedus või dimensioon, 6. universumi tase ja selline kivine planeet, kus elavad draakonid. Ma olin umbes 6-meetrine draakon, lillat värvi ja draakoni populatsioon oli tollel ajahetkel üsna väike ning ma olin selline draakon, füüsiliselt mu keha oli draakoni keha, 6-meetrine lilla ja ma purskasin tuld suust ja mul oli väga kõrgel tasemel teadvus, ka telepaatiline, ka selline väga-väga võimas. Ja see oli ka ühes regressiivses rännakus, kus ma nägin, et ükskord sellele meie planeedile tuli minu ette tekkis portaal, mis on siis erinevate maailmade vahel tekitav portaal erinevate planeetide vahel, kus saab siis liikuda ühelt planeedilt teisele ja minu juurde tulid inimesed või humanoidid Siriusest ja nad soovisid mult abi saada ja teistel draakonitelt. Ma ei tea, kuidas teiselt, aga mina läksin neid aitama. Ja nad seletasid mulle olukorda niimoodi, et nende planeedil Siriusel käib sõda. Parasjagu neil juhtus nii, et oma süsteemi kolonisatsiooni ajal nad lõid erineva planeedi vahelise telefoni. Ehk siis oletame, et kui meie planeet Maa oleks piisavalt kõrgelt tehnoloogiliselt arenenud, siis me oleks, ja ilmselt me seda teeme, ma ei tea, lähi 100 aasta jooksul, meie planeet Maa oleks näiteks koloniseerinud Marsi ja seal oleksid juba inimesed, et luuakse tehnoloogia, mille abil alla veebi teel või WhatsAppis või Zoomis on võimalik suhelda siis oma sugulastega Maal, ma ei tea, alla mingi telefoni kaudu. Ehk siis see on tehnoloogia, mille abil on võimalik suhelda ühelt planeedilt teisele. Ja see oli uus tehnoloogia ning selle tehnoloogia pärast tungiti nende planeedile sisse 7. tiheduse destruktiivne tsivilisatsioon, mis nagu nad on väga sõjakad ja nad ei vaja ressursse kui sellist maad, mingit planeete, kulda või midagi sellist, nad jahivad ainult ühte asja, kõrgtehnoloogiat. Ja nad tulid seda nii-öelda planeedi vahelist telefoni või tehnoloogiat endale saama ning käis sõda, suuremastaabiline sõda ja Siriuse planeet koos kõigi oma liitlastega oli kaotamas ning ta otsis lisaliitlasi ja tulid siis minu juurde, kui ma olin draakoni kehastuses, ma läksin nendega ja ma nägin konkreetset sõda ja ma osalesin selles sõjas ja need 7.
tiheduse vaenlased siis, kes tahtsid varastada seda tehnoloogiat. See oligi kõrgtehnoloogiline, tume või destruktiivne ühiskond ja neil olid sellised huvitavad sõjarelvad ja sõjarüüd, ehk siis ma mäletan seda, et kui sa tahtsid, ma ei tea, mingi teatud kohta lüüa, siis must rüü oli kohandatud nii, et täpselt sellesse kohta tuleb kaitse, kuhu lüüakse. Ja niimoodi see kaitse liikus üle terve keha ja oli peaaegu võimatu nagu läbi lüüa ja surmata vaenlast. Ja seda kõike ma nägin. Ja põletasin vaenlasi tulega läbi suu siis. Põletasin palju ja lõpuks Sirius võitis. See on teine kehastus, mida ma mäletan ja see ka ei ole humanoidlik või inimkehastus. Kolmas ja mitmed humanoidlikud kehastused, mida ma olen kogenud universumis, teistel planeetidel. Ütleme niimoodi, ma olin eliitsõjaväelane, kes töötas mingi organisatsiooni heaks, mis oli nagu ala politsei või siuke sõjaväe organisatsioon ja kes saatis siis eriväelasi erinevatesse universumi otsadesse kõrvaldama vaenlast. Ja mina olin siis üks nendest eliitväelastest. Ja mis ma valdasin, mis tehnoloogiaid ma valdasin? Esimene on mentaalne maagia, ehk siis mul oli võime oma mõttega vaenlast surmata. Ja telepaatia, mentaalne maagia, võime teha ruumides auke ja teleporteerida läbi erinevate ruumide. Lisaks sellele mul oli võime liikuda erinevate paralleelreaalsuste vahel. Ehk siis ühest reaalsusest ma võisin liikuda paralleelreaalsusesse vaenlase eest. Aga see organisatsioon hoidis meid hästi kõvasti kontrolli all ja iga kord, kui me tulime mingilt ülesandelt või missioonilt, meid nagu meie teadvust konfigureeriti ümber, et me oleksime nagu sõdalased ja ei omaks nagu vaba tahet või mitte väga palju vaba tahet. Ja ühel hetkel, kui ma sain aru, et nad üritavad meid nagu väga hästi kontrollida ja hoida oma kontrolli all, siis ma põgenesin sealt ja põgenesin väga kaua. Ja tegelikult ma ei ole lõpuni teadlik, kas see koht, kus ma olen praegu, ei ole järjekordne põgenemise koht, sest ma mäletan, kuidas ma põgenesin nende eest paralleelreaalsusest. Aga ma ei tunne, et see oleks mulle kuidagi ohtlik enam. Et ma tunnen ennast suhteliselt turvaliselt praegu, kus ma olen nähtav, kus ma jagan ennast ja ma ei karda, et keegi, ma ei tea, mind jälitaks või tuleks mu järgi või midagi sellist. Et hetkel olen jõudnud sinna kanti, kus mul on väga tugevad kaitsejõud siis üleval, mis kaitsevad mind. Nii selliseid humanoidlikke kehastusi mul oli päris palju erinevatel planeetidel, kus ma kasutasin maagiat ja olin väga kõrgel tasemel eliitsõjaväelane. Ja maal, sellel planeedil, ma tulin siia planeedile oma isiklikus kosmosekapsulis ja ma tulin siia kehastuma. Mul on erinevad põhjused, miks ma siia kehastusin ja kuidas siis näeb välja minu algne keha, millega ma siia tulin. Ma jätsin seda magavasse olekusse planeet Maa orbiidile, kus see on praegu sellise minikosmoselaeva sees, must ja läikiv. Ja minu keha on umbes 3-meetrine, hallikas sinine nahk, naine, ilusate pikkade pruunide juustega ja siuke kõrgtehnoloogiline
täpselt. Seoses sellega hetkel tuleb meelde, et ma olen üks planeet, kus ma olen pikemalt peatunud, on Sirius. Et kui ma ei eksi, siis Siriuses osa rahvusest räägib valguse keelt ja siin maa peal on hästi palju inimesi, kes räägivad valguse keelt. See on siis keel, mis kõlab läbi südame ja seda on võimalik kuulata südamega. Sirius, jaa. Ma proovin praegu meelde tuletada, mis kehastused mul on olnud veel teistel planeetidel. Hello! Mis kehastused mul on veel olnud teistel planeetidel enne, kui ma maandusin siia maale. Võib-olla mul tuleb hiljem meelde, siis ma räägin teile juurde, mis kehastused mul on olnud ja hetkel mul ei tule meelde. Võimalik, et olulisemalt ma olen teile praegu ära rääkinud juba. Ja põhimõtteliselt, kui ma maandusin siia orbiidile, ma sain aru, et minu hing on liiga suur, et mahtuda ühte kehasse. Ja ma pidin jaotama ennast 2 osaks või 2 tükiks. Ja maandusin 2 erinevasse kehasse. Ehk siis antud hetkel kuskil mujal kõnnib veel minu hinge teine pool, kes ei mahtunud siia ühte kehasse. Kõnnib kuskil siin planeedil. Ja ma tean täpselt, et ta on olemas ja sellist hinge nimetatakse kaksikleegiks. Mul ei ole eesmärki teda üles leida, kuigi see oleks väga tore, aga see pole tänase päeva jutu mõte või point. Niimoodi ma maandusingi siia 2 kehasse ja lähemalt räägin teile siis see, mis juhtus antud selle hinge osaga, kes mina olen siin praegu teie ees. Kehastusi on mul olnud siin niimoodi keskmises koguses. Hello? Keskmises koguses ja kõige varajasem kehastus, mis ma olen kogenud, kohe üks hetk ma mõtlen... No alustame kuskilt ja äkki mul tuleb meelde, mis kehastused veel on olnud. Et üks varajasematest kehastustest, mis ma mäletan, on keskajal. Ja keskajal ma elasin kuskil Kesk-Euroopas, mul on raske öelda, kus täpsemalt. Ja ma olin mõisniku naine, aadlik. Ning tol ajal ma tegelesin ravimtaimedega salaja. Ja oma tegevusalaga ma tegelesin öösel, mul oli metsasonn, kus keegi seda ei teadnud ja ma oskasin ennast piisavalt hästi varjata, et keegi ei põletanud mind, ei poonud üles, ehk siis kõik läks hästi tol ajal. Ja ma tegelesin ravimitega seal onnis erinevad, ma olin hästi tark, ma teadsin hästi palju asju. Ja juhtus ka erinevaid asju selles kehastuses. Siis üks kehastustest on kuskil 1825, ma mäletan, umbes. Ja ma olin sellel geisha, kas Jaapanis, väga võimalik, et Jaapanis. Ja ma olin geisha, ma mäletan seda. Ning ühel ajal ma väsisin ära sellest ametist ja tahtsin suuremat arengut ja läksin Tiibetisse või Hiina õppima taoismi munkade juurde mägedesse. Ja seal sai minust siis taomeister. Üks huvitav fakt on näiteks see, et kui ma olen selles elus käinud teetseremooniatel, siis kuidagi väga huvitavalt ma olen vaadanud, et nad justkui valavad seda teed valesti või minu nägemise järgi nad teevad seda valesti. Et peaks näiteks valama niimoodi on ja see pikk teejuga peaks olema. Ehk
ehk siis see teadmine, kõik need oskused on mul olemas sellest ajast. Ja kui ma siis käisin Hiina teetseremoonial, siis Hiina meistri juures, siis ta tegi täpselt seda, mis ma olen oma nägemustest näinud, mis on päris huvitav. Ja täpselt samamoodi on näiteks Tai Chi'ga või Tai Chi. Et kui ma käisin trennis esimest korda, kõik liigutused mul tulid iseenesest loomulikult. Ja treener vaatas mind, imestas ja küsis, et kui kaua sa oled sellega tegelenud. Ja mina ei osanud talle midagi vastata muud, kui ma teen seda esimest korda. Kuigi sisimas ma teadsin, et ma olen teinud seda väga palju, väga ammu. Et see hing mäletab ja kehas on see mälu olemas. Ja oskused, mida on võimalik lahti pakkida. Niisiis, ja see on teine kehastus siinmaal, millest ma rääkisin teile. Ja üks kehastus, ma mäletan ka nagu niimoodi lõikude haaval, et ma ei mäleta tervet kehastusi, kõiki, mul on nagu lõigatud osad meeles. Et üks osa oli New Yorgis, mul on siuke tunne, et 1900 midagi, ja seal ma olin burleski tantsija ja väga võimalik, et ka laulja. Et kui ma käisin New Yorgis ja vaatasin seal Rockefelleri tornis neid vanu pilte, vanu asju tollest ajast, seal olid nagu 3D oli võimalik sinna sisse minna, siis mul oli väga siuke selge tunne, et ma olen siin olnud, ma olen siin käinud, ma olen seda teinud. A la Monroe ajal. Üks kehastus, seda mul on raske ajastada, sest see on ka nagu lõigatud. Lõik. Üks kehastus oli mul, kui ma olin eksortsist ja minu pealmised tööülesanded oli siis, ma saatsin erinevaid teemoneid kehadest välja, seestumisi, ja lisaks sellele ma tegelesin hingede ärasaatmisega valgusesse. Ehk siis kummitused, kinni jäänud hinged, kes on siia kinni jäänud, ma saatsin neid valgusesse järgmisele tasemele, et nad reinkarneerumisse. Tol hetkel mul oli pere, mul oli palju lapsi ja mul oli siuke õnnetu juhtum, kus minu mees või armastatud abikaasa uppus ära ja mina jäin lastega üksi, oli väga-väga raske. Teiste jaoks ma sain tööd teha väga hästi, saatsin hingi ära, aga kui minu enda kallis mees suri ära, ma langesin sügavasse depressiooni ja elasin ainult laste pärast ja tahtsin talle järgi minna, ennast ära tappa, aga püsisin elus laste pärast. Ja lõpuks, kui ma tundsin teda enda kõrval, et ta on tegelikult kogu aeg siin olnud, siis ma sain teda ära saata ja sain omale uue elu mõtte ja hakkasin elama isegi rohkem, kui ma elasin enne. Et see oli siuke sügav kogemus. Ehk siis läbi erinevate elude ma olen tegelenud erinevate asjadega, erinevatel planeetidel käinud, erinevates süsteemides, väga-väga erinevad kinnipakitud ja lahtipakitud oskused. Ja selles elus ma ka suhteliselt kiiresti juba ühinesin sellise maagia või fantaasiamaailmaga. Ja juba 8 või 9 aastaselt ma ostsin oma esimese maagia raamatu, mis oli paksult loitset täis. Ja isegi ühte loitsu kasutasin. Ning mul oli väga suur tõmme fantaasiamaailma vastu. Ja see oli 3 aastat tagasi, 25-aastaselt ma läksin tuleproovi, mida ma võitsin. Ja ma ei saanud väga hästi aru, kuidas see õnnestub, et ma lihtsalt näen asju, info lihtsalt jõuab minuni. Ja hiljem ma sain aru, et need on lihtsalt need kinnipakitud oskused, mis mul on nii suur pagas, et ma ei vaja tervet elu selleks, et ära õppida, kuidas käib selgelt nägemine. See kõik on mul juba olemasoleval kujul ja ma võin lihtsalt seda võtta ja kasutada. Ja seda ma tegingi. Ja lisaks sellele ma kasutasin ka tarokaarte
ja hetkel ma valmistan tarokaartide kursust. Ja kaasa arvatud tarokaartide abile ma ka võitsin selle konkursi võitluse. Ja tarokaarte ma soovitan nendele, kes veel ei usalda 100% iseennast või tahavad saada nagu kiiremat abi universumilt kui isiklik tunnetus. Ehk siis nad on mõnes mõttes nagu kargud nendele, kes ise ei oska veel oma intuitsiooniga ümber käia, kes ei kuule veel õpetajaid ja ei ole veel Jumalaga 100% ühenduses. See on instrument, mis aitab lugeda info välja, lugeda maa info välja, lugeda kõike, mis iganes sa soovid, minevikust, olevikust, tulevikust, maa info väljast, inglitelt, deemonitelt, ma ei tea, mis iganes infot sa vajad, kõike sa saad, no peaaegu kõike, et seal on ka päris omad, egregoris on omad ka eetilised normid ja see ei ole nii lihtne, nagu tundub esmapilgul. Ja hetkel olen jõudnud oma kursuse lõpufaasi ja siin nüüd tuleb koodsõna, millele te saate ligipääsu lingi salajasele müügile, kus sellist hinda te enam ei näe. Mitte kunagi, kui praegu. Ja salajane kood on Shira. Ja Shira on minu nimi, kui ma olin teistel planeetidel eliitmilitaarlane. Niimoodi mind kutsuti. Ja see on hetkel ka minu varjupool või ütleme, see tumedam pool minu hingest, kes on alles ja keda ma tunnen väga hästi. Shira. Ja saates seda koodi mulle sõnumitesse, ma saadan seda lingi, et registreerida salajasele müügile. Ma ei ole kõige parem müügimees, et mul on imeline aitaja, abistaja, kes aitab mind sellega näidata inimestele, kui unikaalne, kui ainulaadne tegelikult mu kursus on. Et mul endal on alati raske rääkida sellest, mis on minu unikaalsus ja mis on minu toodete unikaalsus, sest minu arust see on nii iseenesest mõistetav, et nii mina olen unikaalne, kui ka tarokaardid unikaalsed, kui ka see kursus on unikaalne, et mul ei tule isegi mõttesse hakata seda kuidagi ilustama või seletama inimestele, miks see oluline on, või seletama inimestele, miks see unikaalne on. Minu arust inimesed justkui peaksid juba seda kõike ise teadma, aga ega nad tegelikult ei tea ju. Ja see on selline instrument, ütleme niimoodi, kui me vaatame programmiste, siis programmistid teevad koodi lahti, et seda muuta lehel. Ja meie tarokaartidega ei hakka seda koodi muutma, vaid me saame seda lahti teha ja vaadata, mis seal on. Muuta te saate juba ise oma elus tehes ühtesid või teisi valikuid. Mina kasutan tarokaarte ka tihti väga paljudes erinevates olukordades, kus ma ei suuda ise tunnetada. Kus ma ei ole ressursis, et ise tunnetada. Kus ma kahtlen mingis olukorras. Ja aitäh teile. Ma ei tea, mis ma veel teile räägin siin, aga lähen, võtan ühe mõnusa Hispaania maise õhtusöögi ja hakkan valmistama edasi oma tarokursust või siis lähen loen ärikonstellatsioonide raamatut, mis mul siin on kaasas. Täna oli päris põnev päev, sai päris palju päevitatud, oma keha täidetud ja varsti olen valmis tegutsema ja alustama kursusega, mida ma väga-väga juba ootan. Oma kalleid õpilasi, kes on valmis minu teadmisi vastu võtma ja rakendama oma ellu. Olete oodatud kõik, kes tunnevad sellega sidet
intuitiivselt, kes tunnevad kutset ja kui sa ei tunne kutset või kui see on sinu jaoks imelik või kui see on sinu jaoks ebasobilik või liiga kallis või liiga midagi veel, siis parasjagu see ei ole sulle. Mina tahan näha kursusel inimesi, ainult selliseid inimesi, kes päriselt hinges tunnevad kutset minuga ühenduma, tarokaartidega ühenduma ja ühenduma just selle kursusega. Ja see on päris pikk ja sügav kursus, umbes 10-kuune, kus me hakkame reaalselt ümber muutma teie elusid. Et kes ainult kui sa tunned kutset, võta ja julgelt võta seda vastu. Ja salajasel müügil me teeme ainulaadse hinnapakkumise, mida ei tule ei eelmüügist, ei tavamüügist, vaid ainult üks kord. Ja muidugi te saate hiljem ka hindasid kontrollida, et see on õige, mis ma räägin. Et olge kursis, hoidke ennast kursis ja kohtume juba varsti. Aitäh!